On Tartu linnas kool, kus õppuriks ka tekk, kes teab juhid sõdureid, tal selge etikett. Need väärtusvalme ausust ja vaprustust. Ma olen õppest Taavist ja ma olen praegu personalile. Mõned aastad tagasi olin ma ise siin ja viisin läbi jõuduaineid. Siis õige pisut tegelesin ka siis kursuse mentorlusega esimesed põhikursused, kes lõpetasid. Nii, kes midagi õuest teab. Aga need, kes on ajateenistuses käinud ja siin Kevadtormil käisid, need nägid kindlasti meie liitlasi ja meie enda lennuüksusi ka lennamas. Et see on selline ilus pool sellest asjast. Teine veel ilusam pool on tegelikult Ämaris, mis on meie lennubaas, kus kõik liitlaste üksused paiknevad. Ja kui ilusat uudiseid vaatasite, siis nägite praegu ka üks suure uuskäimus. Praegu on eskadril ehk siis 12 hävituslennukit meil, neist 4 taanlast oma ja 8 USA hävituslennukit Ämaris. Mõned tankurlennukid, mõned transportlennukid, luurelennukid. Nii et Ämari on praegu lennukid täis, tegevus on väga aktiivne, et väga meeldib praegu teine tõudes. Ja kaasana veel õudes. Meil on 2 põhiüksust ja õuestaab. Esimene on siis lennubaas, kes tagab selle, et lennutellimus saaks Eesti õhuruumis toimuda. Samamoodi tagab ta vastuvõtva riigi toetust. Ehk siis, kui liitlased peaksid tulevikus appi tulema. Või kas või nüüd näiteks nii nagu Kevadtormile tuligi USA üksusega, siis lennubaas korraldab sellest, et lend tuleb maha, saadatakse tühjaks, antakse inimestele peavalju, esimene toitu vaja ja tagatakse ka nende lennukite teenimine. Teine üksus on õhusõidu division. See üksus vastutab selle eest, et meil oleks pidevalt 24/7 ehk siis iga päev terve aasta jooksul tagatud õhuruumi kontroll. Nende allata on radarid ja nende kokku panna see õhupilt, mis läheb NATO-sse, Saksamaale. Nüüd, kui küsida, et aga kuidas siis saab õhukorda sinna? Ma arvan, et vastus on lihtne, et üks kindel tee on tulla siia, astuda KVA-sse ja hakata õppima õue suunama. Nüüd õue suunas. Laias laastus on siin tegelikult kõik juba ära räägitud. Esimene aasta, selline väga maalähedane õppe, ütleks niimoodi, tulevikus õhuohvitseri kandidaat, ütleme, ja kadett siis saab kõigepealt maaväesuunalise õppe, teada, mis maavägi teeb, saab teada üldised alused sõjakonnas. Ja sellega see ka laias laastus piirdub, ehk siis, kes on kaitseväes käinud, nemad teavad väeteenistuses, et rühmaülema tase on see, mis omandatakse siin maaväeliinis. Erinevalt siis maaväesuunas, kus jõutakse nii patronitada. Peale selle järgmine aina rohkem õhuväele suunatud õppe. Ja see toimub koostöös Lennuakadeemiaga. Et teisel õppeaastal toimub nii õhuväe spetsiifilist sõjalist õpet, kui ka alustatakse juba Lennuakadeemias enda erialatundumist. Ja 3. aasta on Lennuakadeemia ning praktika Ämaris või siis üksustes, kui need peaksid üle Eesti olema. Aga põhiliselt praktika toimub Ämaris. Nüüd nendest suundadest, mida me pakume. Esiteks on lennuvälja ohvitser. Ma võrdleks seda kui logistikuamet, ehk siis laias laastus õpitakse samad teadmised, mis on Tallinna lennuväljal oleval spetsialistil, juhil spetsialistil.
vaadatakse, kuidas lennuväli funktsioneerib, kuidas toimub see logistika, kuidas neid inimesi vastu võetakse, kuidas kaupa vastu võetakse, seda käideldakse ja nii edasi. Teine suund on õhuseire. Selle kohta ma ütleks, et see on kui sidespetsialist ja arvutispetsialist. Nende ülesanne on tagada, et nii lennubaasis kui ka õhuseire divisionis kõik radarid töötaks, kõik arvutussüsteemid töötaks. Vägagi IT-spetsiifiline. Ja kolmas suund on õhuoperatsioonide ohvitser. Siin nüüd seda suunda iseloomustab ehk siis kõige rohkem sõjalisele küljele suunatud õppe. Et need ohvitserid hakkavad tulevikus tegelema sihitamisega, kui hävitajad on vaja üksteise kokku viia, üks vastashävitajad ja enda hävitaja, siis on põhimõtteliselt see sihitaja ülesanne olla hävituslennuki piloodi jaoks silmad ja kõrvad. Ja teine suund on siis maaväeüksuste juures olev sihitaja, seda niimoodi. Põhimõtteliselt saab seda pealt ütelda, et kes tunneb huvi, seda õhuvõimu maaväega ka koostööd teeb, et see on see inimene, kes tegelikult kõige rohkem maaväega koostööd teeb. Ehk siis tema aitab sihitada eesliinil lennukeid vastase, ütleme, pommitada taktikaliste pommituslennukitega vastase mingit jalaväeüksust. Kindlasti väga huvitav nende jaoks, kes tunnevad sellist kutset olla maaväelane ja maaväeohvitser. Ja mis siis saab, kui kool läbitud? Laias laastus siis umbes 2-3 aastat teenistust noorem leitnandina ja peale seda leitnandina veel paar aastat ja siis toimub järgmine kursus meil Leedus. Erinevalt mereväest, kellel kursused toimuvad Lätis, on meie kursused Vilniuse sõjaväeakadeemias ja seal toimub kesktaseme kursus. Ja viimane tase toimub kas siinsamas Põltekoolis kõrval või siis tänasel päeval ka USA-s, kus õpitakse siis 3. taseme vastupidi ehk siis juba juhtima õhustaapi või õhustaabi asendamisega. Ja see oleks lühidalt minu poolt.